siin selles loengus ma teen siis põgusa ülevaate selle kohta, et millised USB mikrofonid üleüldse on olemas. Kuigi mina käsitlen siin 2 mikrofoni, siis tegelikult need USB mikrofone on jube palju. Ja tõesti, kui sa oled algaja, kui sa ei ole kunagi mikrofone uurinud, siis esialgu võtab silme eest kirjuks. Neid on niivõrd palju, on odavamaid, on kallimaid, on väga kalleid ja on ka väga odavaid siin AliExpressist mingi, ma ei tea, 10-12 euroga saab ka mikrofoni kätte. Aga tegelikult mina no name või sellist päris mitte tuntud mikrofoni, mis maksab, ma ei tea, 10 eurot. Ma ei soovita seda osta, isegi mitte algajale. Jah, võib-olla, et kui sul on ainus eelarve, mis sul on 10 eurot, siis loomulikult, miks ka mitte. Aga sellisel puhul ma soovitan hoopis siis juba kasutada näiteks telefoni ja õppida oma telefoni tundma, sest tegelikult mikrofonidega on üks väikene saladus, millest ma ka räägin. Aga see saladus on see, et ükstapuha, milline su mikrofon on, sa pead seda tundma, õppima. Millist USB mikrofoni siis valida? Mina soovitan kindlasti olla veendunud, et see mikrofon, mida sa valid, on mõeldud jutu salvestamiseks. On olemas näiteks geimerite mikrofonid, mängurite mikrofonid, tähendab, on olemas mingisugused, ma ei tea, võib-olla mingite instrumentide salvestamise mikrofonid, siis kui sa tahad podcasti salvestamiseks või oma jutu salvestamiseks otsida mikrofoni, siis kindlasti vaata, et see mikrofon on mõeldud jutu salvestamiseks. Mina käsitlen siin e-kursusel 2 mikrofoni, mille ma sain siis endale proovimiseks. Need on siis Rode Podcaster ja Rode NT USB Mini. Kas need mikrofonid on kõige paremad, kas nad on liiga kallid, kas nad on liiga odavad? Ma ei tea seda, aga igal juhul nad on ühed sellised, mis on üsna kindlasti mõeldud just täpselt selle jaoks, podcasti tegemise jaoks. Ja kui sa näiteks tahad lugeda audioraamatut, siis ilmselt mikrofoni kirjelduses ei ole öeldud, et see on nüüd mõeldud täpselt audioraamatu lugemiseks, siis igasugune jutt on sama, mis podcast, eks, või siis raadiosaade. Järgmises loengus vaatame üle veel korra selle, et millist tarkvara veel saaks valida peale GarageBandi.